maraton, temantivaikus. Tänase päeva tema on puhas keskendumine. Ja mida see tähendab, et üks asi korraga, sa tead seda väljaütlemine ja sinu vanemad vist sulle 100 korda rääkinud, kui sa ei viitsinud kodutööd teha ja tegelesid muude asjadega. Aga Steve Jobs, tal oli õigus ja selline andekas Apple'i looja, ta oli fanaatiliselt keskendunud selle peale, et peab olema selgus. Ja selle nimel ta ehitas kogu oma brändi ja kui sa jälgid tema nagu viimased aastaid, kuidas ta edastas seda sõnumi, et selgus peab olema. Ja ta rõhutas selle peale, et oluline mitte osata öelda jah ühe asja peale, aga osata öelda ei 100 asjadele või temadele. Ja mida ta näitas sellega või mida ta tahtis öelda sellega. Vaata, tema kogu bränd ehitatud ka selle peale, et ainult üks särk, kogu tema image, et ainult keskenduda tähtsamate asjade peale. Ja sina saad oma rutiinsed asjad ka struktureerida ja optimiseerida. Näiteks sa tead, millised ilmad ette valmistada riideid. Sa tead, et sa sööd hommikusöögi või õhtusöögi ja siis sa saad neid minutit planeerida nii, et sa ei pea selle peale raisada palju aega ja mõtlema ja välja mõtlema ja otsida retsepte ja väga kuidagi pinguliselt valmistada. Aga sa saad võtta üks asi korraga ja keskenduda selle peale. Tänase päeva jooksul proovi võtta üks asi korraga ja kui sa teed seda asi, võta ennem seda 1 minut. 1 minut aega selleks, et natukene pidurdada. Lihtsalt olla, võtta see minut, lihtsalt hingata ja keskenduda. Ja siis tee seda, mis sa planeerisid teha. Päeva lõpus vaata, mis on tehtud. 10 minutit selleks, et hingata ja olla vaikuses. Üks asi korraga ehk ennem kui sa teed mingi asi, vaata palun, et sul on minut aega, ennem seda oli selleks, et keskenduda. Ja kolmas asi, see on see, et iseendale esitada küsimus, et milline või millal ma valisin välja endale võtta minut aega lihtsalt selleks, et lihtsalt olla ja keskenduda ühe asja peale, mis see oli ja millised on tulemused sellest olnud. Ja me lendame edasi, meil on homme 10. päev, juba pool aega on tehtud.